tere, kallis kuulaja. Eelmisel kolmapäeval mul oli esimene hollandi keele tund. Tegelikult see ei olnud päris tund, vaid vestluskeele sõpraga. Terwijl ik wandel. Ja. En dus ik lees elke dag Ja. in bed. Ja, En dat is het. dat is goed. Ja, ja. Ja. Ühel päeval räägime tema emakeeles ja teisel päeval räägime minu emakeeles. Ta ütles mulle kohe, et mu hollandi keel on päris hea, aga ma ise arvan, et see pole veel nii hea. Lihtsalt tema ei oodanud nii palju ja ta on lihtsalt hea inimene. Ma hakkasin hollandi keelt õppima eelmisel aastal, novembris 2024, aga esimest korda nägin ja kuulsin seda keelt juba ammu aastal 2013, kui olin Amsterdamis. Mulle meeldis, kuidas see keel kõlas. Hiljem aastal 2015 olin peaaegu terve kuu Hollandis tööreisil. Siis mõtlesin, et peaks proovima seda keelt õppida. Kasutasin Memrise'i ja õppisin iga päev uusi sõnu. Mõnikord sain ka hollandi inimestega natuke rääkida. Pärast seda tegin pause. Vahel proovisin õpetajaid iTalkist. Vahel kasutasin Duolingut, aga lõpuks loobusin, sest mul hakkas igav. Aastal 2023 hakkasin õppima itaalia keelt. Siis sain aru, et mu õppimismeetod töötab hästi. Seetõttu otsustasin uuesti hollandi keelt proovida. Kasutasin Assimili raamatut ja kuulasin iga päev natuke hollandi keeles. Novembrist jaanuarini tegin terve raamatu läbi. Nüüd mu süsteem on lihtne, iga päev vähemalt pool tundi kuulata ja natuke lugeda. Ma ei kasuta palju grammatikaraamatuid, pigem kuulan ja loen. Eelmisel nädalal oli mul vestlus hollandi keeles. Mõnikord ma unustasin sõnu, vahel tahaksin liiga keeruliselt öelda, aga ma jäin rahulikuks ja sain hakkama. Kas ma rääkisin ilusti ja õigesti? Kindlasti mitte alati. Aga minu jaoks on kõige tähtsam, et ma suudan ennast väljendada ja teist inimest mõista. Aitäh kuulamast. Dat is normaal. Oké. Maar aan de andere kant, ik heb geen deel met Nederlands. En dus ik ben heel chill Ja, met mijn ja. studie.